Lastekaitsepäeval Anija Mõisa aidas avati harrastuskunstnike maalinäitus, mille korraldajaks oli kunstnik Eve Kruuse. Tänuväärt üritus, mille märksõnaks võiks olla märkamine. Harrastusmaali ja tema kunst sageli vähem tunnustamist. Tal on vähem oma tööde näitamise võimalusi ja nii juhtubki, et mõnele kolleegile, sõbrale või sugulasele tuleb üllatus, et kas sina maalid? Ilmselt olete te kuulnud vahest mõnda tuttavat imestavat. See on sellepärast, et ei ole seda võimalust. Ürituse eesmärk oli tutvustada meie valla kunsti harrastajaid ja pöörata tähelepanu nende teostele ja tutvuda autoritega, keda pole varem märgatud. Tuli mingi pilt teie jaoks eriliselt esile, mis kõnetas, mis sai lemmikuks? Ma ühel aastal vaatan ühte maali ühtepidi ja teisel korral sa tuled ja vaatad, et leiad enda jaoks hoopis midagi muud. Kui me manki karje näiteks võtame, tegelikult mõni inimene võib ütelda, et see on ju õudus. Mõni pilt on nii, et tahabki mitmeid kordi vaatamist. Päris mitu lemmikut on, mõned on oma tehnilise külje pealt nii palju head, et natukene vapustavad või tekitavad kadedust, et on näha, et inimesel on pintsliga väga hea suhe ja on ka temaatikast lähtuvalt. On väga põnevaid lahendatud värvivalikuid või mõni pilt kõnetab selle koloriidi pärast, mis selles on, et need värvid mulle ka sobivad. Ma vaatan kohe värvi ja olen arvanud, et midagi meeldivat leiab peaaegu igast pildist. Et see poiss seal, see köitis mind juba Aegviidu näitusel. Kas näitusel siin tekkis ka mõte, et võiks ise ka võtta pintsli kätte? Ma pigem ikkagi ütleks, et kui kellelgi on elevant kõrva peale astunud, siis ma arvan, et minul on ta näppude peale astunud. Tegelane, naine, mõtleja, unistaja, nagu mina olengi, ja natukene arhitektuuri ka. Ja mulle just meeldib selline vanaaegsed motiivid natukene ja natukene muinasjutuline. Samas natukene nagu sünge ja hommik kõik ärkab, selline erksad toonid ja mahedad, selline mahepäike hele. Sa kuidagi õpid inimesi läbi nende piltide nägema absoluutselt teise pilguga, et sa neis võib-olla varem pole märganud selliseid jooni ja see annab kuidagi inimesele teatud mõttes sügavust, teeb nad lähedasemaks. Esialgu ma mõtlesin maalida ikkagi selleks, et võib-olla ennast värvides leida ja motiivides aga on välja kujunenud niimoodi, et mu pildid on päris mitmetele meeldinud. Üritusele panid õla alla oma toetusega Kehra Pagar, Lillepood Lilleke ja Anija vald. Kunstnike või kunstiga tegelevate inimeste suhtarv Anija valla üldrahvaarvu on üks Eesti kõrgemaid. Ma arvan, et kui Otepää talvepealinn ja Türi on kevadpealinn, siis meie võiks olema kunstivald. See on ilmselt volikogu üks järgmine eelnõu, mida nad hakkavad kinnitama. Aga tegelikult ma olen teile ka natuke kade. Kade selles mõttes, et te oskate teha seda miskit, seda tõsiselt ilusat. Ma sain aru, et siin eelnevates kõnedes, kes ei oskanud joonistada, kellel oli poldne, mida kõike, et ma sain aru, et see on kunstiku tagasihoidlikkus, aga tegelikult olete väga tubli, väga andekad ja ma arvan, et ühe inimese eesmärk siin ilmas elamiseks ongi luua midagi ilusat, midagi seda, mida teised saaksid nautida, teeks meie keskkonna paremaks ja ilusamaks. Ja teie olete seda teinud. Jäägu see mõte meiega märgata väikest, et ka tema saaks kasvada. Näitus on avatud juunikuu lõpuni Anija Mõisa lahtioleku aegadel.